Mina tulin täna siia, seisan püsti ja küsin, mis täna? Istu maha, sellepärast, et me hakkame kohe rääkima väga tõsisel teemal ja selleks on lennujaama turvakontrollist leitud ohtlikud esemed. Okei. Martin, ma tean, et sul meeldib väga lennata ja... Tahan lennata, see oli üks minu lemmikuid laule, kui oli selline asi nagu 7 vaprat. Good for you. Lennujaama turvakontrollist on leitud igasugu põnevaid esemeid, asju, tooteid ja nii edasi. Ja ma olen välja valinud 6 toredamat, mis mulle silma jäid. Meil on see 6 on ju nagu traditsiooniks. Kui sulle ka number 6 meeldib, siis subscribe, like, comment, kõik jutud on ja. Ma tahangi su käest teada, mis sa arvad, kuidas neid esemeid üle transporditi? Ma küsin sinu käest, kas sinu poolega, kui sa lähed nagu sinna turvakontrolli juba, siis sa näed, et sealt kaugelt juba jälle vaatab sind selle pilguga see härrasmees. Tule siia. Iga kord nagu ma olen lihtsalt, ma ei tea, kas mul on pätt näkku kirjutatud või mingisugune kriminaalvesi. Igal pool, kus on turvamees ja kui tal on nagu õigus kedagi kontrollida või läbi otsida, siis on kohe Lauri, tule siia. Ma mäletan situatsiooni, kui me läksime positiivusele. See 8-liikmeline punt, me läksime kõik koos väravatest läbi. Turvamees korjas loomulikult mind üles ja kui teised lihtsalt patsutati läbi, siis mul kästi taskut tühjaks teha, nokamütsi ääred otsiti läbi. Ühesõnaga täiskontroll ja ma olen natuke tüdinud sellest. Ma saan just aru, mina teen alati endale nunnuna pähe, panen, katan kõik tätoveeringud kinni ja lähen rahulikult oma dressides läbi ja minul ei ole mitte kunagi mitte mingisugust probleemi. Selle näoprofiiliga nunnut nagu küll ei tee. Oled sa ise kunagi midagi üle viinud piiri niimoodi, mida ei tohiks tegelikult viia? Mitte oma teadlikult ei ole. Ma pole sinna ühte asja viinud. See üllatusmuna. Ei tohi viia Kinder Surprise'i USA-sse, kujutad ette? Ja selle ma viisin sinna. Ju kriminaal. Esimene leid, inimkoljukillud. Inimkoljukillud. Kuidas need võisid sattuda lennuki turvakontrolli niimoodi, et ta välja tuli? Käsipagasis ilmselt äkki siis oli. No sellest nagu väga keegi kontrolli, mis ta sinna alla paned, on ju. No nii palju ikka natuke skriinitakse läbi ja aga nagu see on... Aga ma võin vihjaks öelda, et röntgeni kaudu see välja tuligi. Röntgeni kaudu välja tuligi või? Nagu tükid, no ilmselt nad lasti siis sinna kotis sinna masinasse ja... Et olid lihtsalt inimene puistas endale lihtsalt koljutükid pagasisse ja... Ma ei tea, pani äkki kogemata mingi, ma ei tea, šokolaadiga segamini. Close enough, nad olid küll ühe asjaga segamini, aga mitte šokolaadiga. Nimelt 2013. aastal lendasid turistid Floridast tagasi koju ja neid peeti turvaväravates kinni ja otsiti läbi. Nende kaasa ostetud savist lillevaasist leiti inimkolju osakesi. Turistid polnud loomulikult kursis sellega, et nende suveniir sisaldab inimjäänuseid. Neid kinni ei peetud, aga suveniiriks ostetud lillevaas konfiskeeriti ja saadeti laborisse uurimisele. Kui sa räägid, et nad Floridas käisid, siis ma usun, Florida on väga veider koht selle koha pealt. Ja siin on veel erinevaid Floridast tulnud asju. Järgmine ongi kohe jälle Florida lennujaamas ja üks härrasmees üritas üle piiri viia kahurikuuli. See on ju päris suur. No Cannonball on ikka mingi selline ja ta läks sellega siis tava sellest läbi või? Ta tahtis seda siis üle viia ja tead, seal on selle nagu educationiga natuke jamast. No ma tahtsin sulle öelda, et siin nagu läheb järjest lollimaks ka need asjad. Et tegelikult Florida on siis öeldudki üks lollimaid osariike Ameerikas üldsegi, kes teab veel. Aga okei, tõesti, oli üks loll härrasmees on ju. Kes tahtis kahurikuuli üle viia ja mis arvad, kuidas ta seda tegi? Kuidas ta üritas seda? See talle kuhugil sisse ära ei mahu küll. Seda sa sisse ei istu endale. Ma ei suuda mõeldagi seda lollust, et sellise asja peale tulla nagu. See on lihtsam, kui sa arvatagi oskad. No pani lihtsalt kotti ja viskas sinna alla, ütles, et nagu kaalus ei, läbi. Käsipagasiga tahtis üle viia veel. Ta pani siis kahurikuuli käsipagasisse ja tahtis sellega lennuki peale lennata. Teadupärast mitte ükski Cannonball ei ole kunagi lennukis või kusagil niisama ise lahvatanud ja plahvatanud ja tegelikult neid on võimalik transportida ja üle viia, aga seda spetsiaalsetes konteinerites ja asjades. Pigem nagu ei tahaks olla selle lennuki peal, kui on selline Cannonball peal. Surnud inimene. Kas on tükkideks tehtud siis või? Surnud inimest üritati üle piiri smuugeldada. Teadupärast on, ma ei räägi sulle ette, paku, mis sa arvad? Surnud inimest, ma pakun, et ilmselt äkki see on seal Mehhiko piiri ääres kuskil on ju. Kui ameeriklased teevad neid lollusi seal meil siin Euroopas on natuke targemad inimesed, ma loodan. Mõtleme siis selle peale, ilmselt nagu võeti keegi üle õla öelda, et ta on knocked out nagu, et ta on vaja saada lihtsalt lennuki peale, et ta chillime. Sa oled päris close, aga mõtle nüüd natukene advanced imaks seda üle õla asja. Sa ei lähe ju laip lihtsalt üle õla nagu rullvaipa ja mingi, kuule, toi jäi ennast täis. Ei, siis ongi see, et ta on nagu enam väsinud ja ta oli ratastoolis liigutud üle või?
Täpselt nii. Need juhtumeid on palju, aga üks kurioossemaid. Inimesed ei soovi siis maksta väga suuri summasid laiba ja kirstu transportimisele ühest linnast teise. Ja siis õde-venda otsustasid smuugeldada oma surnud ema kodupaika tagasi, et ta seal ilusti mulda sängitada. Nad panid ema ilusasti ratastooli, päikeseprillid ette, kübara pähe ja sõitsid siis läbi turvaväravate asjade ja üritasid väita, et nende ema on väga väsinud ja pikutab hetkel. Mul tuli okserefleks praegu selle peale. Mina oma vanemaga vist kunagi niimoodi ei käituks. 240 elus kala. Sa ei tohi ju vedelikugi niisama sinna lennukisse võtta. 240 elus kala. 240 elus kala. Üks mees käis puhkusel ja tahtis 240 kala koju viia akvaariumisse näiteks. Täielikud idioodid. Absoluutselt. Aga kujuta nüüd ette, kui sul on nüüd selline mure, et sa käisid Egiptuses snorgeldamas ja tahad üks hetk oled seal kogunud palju värviline kala paned. Nemo võtan endale koju ja kõik asjad, et kuidas sina seda lahendaksid? Kuidas sa viiksid 240 Okei, kuidas mina võtan nii? Ma saan aru, et ma panen kilekotti, see kohe jääb nagu vahele. Elusad peavad olema siis või? Elus kalad, mitte surnud. Paneks kotiga alla ja paneks enam veepudelisse, keeraks veepudeli kinni. Ei, see meesterahvas ostis endale 4 suurt veekindlat kohvrit, kus ta siis lasi need hotellis endal vett täis ja pani kalad sinna sisse. Mis sa arvad, kuidas ta vahele jäi? Kliiningust lasti läbi, hakati Üks kohver hakkas lekkima. Elus beebi üritati siis smuugeldada riiki sisse. Nagu niimoodi, et tal pole nagu vahend. Tal ei olnud viisat või mis iga. Tal vist ei olnud viisat sellel beebil. Aga vanematel oli viisa ja beebi. Ja vanematel oli viisa ja nad lendasid temaga siis Araabia Ühendemiraatidesse. Naine käitus, et ta on nagu rase. Tekitas endale niisuguse shit ja nagu läks. Ei, see oleks liiga ilus. Ära ütle, et ta pandi kohvrisse. Ta pandi käsipagasi kohvrisse tõepoolest ja pandi siis Issand üles jumal. ja loomulikult nad jäid ju vahele, mille peale? Kui ta läks sellest ultralist või sellest. Ei. Laps hakkas karjuma. Kuidas saavad inimesed olla üldse nii lollid? Kus on teie kus on vanemad? Kunstvagina! Kunstvagina? Kunstvagina. Kas see on nagu illegaalne seda üle viia või? Ei, ühesõnaga. Tüüp et püksti selle otsa endale või? Ei, absoluutselt mitte. Miks ma selle juurde panin, sest et kunstvagina tekitas väga-väga suurt segadust 4. novembril 2017 Tallinna lennujaamas, kus ta seiskas kogu lennujaama liikluse ja kogu lennujaama evakueeriti. Nimelt lasti siis härrasmehe kohver läbi röntgenimasina ja kunstvagina, mis oli siis ilmselt täitsa advanced, juhtmete elektrooniline, värisev, suriseb, keerlev, pöörlev. Turvatöötaja ei saanud aru sealt ekraanilt, et mis asi see on ja tekkis pommi kahtlus. Ja terve Tallinna lennujaam evakueeriti. GNLS-i turvatöötajad vaatasid, et mis siin toimub, mis asi see on. Sattusid kergelt öeldes häiresse, et ei saanud aru ja tõmmati alarm peale ja Tallinna lennujaamast leiti kohvrist kunst. Ahah, nii et tegelikult see pole illegaalne seda võtta. Ei, absoluutselt mitte. Tekib soov, lähed seal vetsu vahel. Aga ma ei küsinudki, et mis on illegaalsemad asjad, vaid ma küsisin veidramad asjad. Ja kui sina tahad ka asju panna alla kohvrisse niimoodi, et turvatöötajad seda ei märkaks, siis sa vajuta subscribe, like, comment ja keep it gangsta. Joo. Lähme juba homme, ma loodan, et mul on parem olla. Sõid ikka niimoodi haiget praegu, et siukse trauma või? Oh you poor boy. Homses osas. Tahaks oksendada lihtsalt suuri jälle neelata ja uuesti oksendada jälle neelata. Täpselt saad aru. Oh my god.